Ameerika Ühendriigid on just tugevdanud oma sõjalist võimekust Lähis-Idas, saates piirkonda rohkem sõdureid ja rasket relvastust, valmistudes sõja suuremaks faasiks. Pärast Iraani lipu all sõitva laeva kinnipidamist, mis üritas rikkuda Trumpi poolt Iraani sadamatele kehtestatud blokaadi, on pinged Lähis-Idas taas oluliselt kasvanud. Ja sel esmaspäeval, 20. aprillil 2026 on kõige süngem järeldus selge. Ameerika Ühendriigid koondavad rohkem sõjalist jõudu Iraani suunas, samal ajal kui Hormuzi väin hakkab taas keema. Toimus uus eskalatsioon merel, blokaad, rünnakud laevadele, laeva arestimine ja Ameerika sõjalise kohaloleku tugevdamine. Kuidas see edasi areneb? Laevade, vägede, merejalaväelaste, hävitajate ja tugeva ümberpaigutamisega. Sest Washington teeb selgeks, et ei taha ainult läbi rääkida, vaid soovib Iraani režiimi survestada kuni piirini. Peamine punkt siin on järgmine. Ameerika Ühendriigid ei ole veel teatanud maismaa sissetungist Iraani, kuid on juba suurendanud oma võimekust sõja järgmise etapi jaoks. Reuters teatas juba märtsis, et Pentagon valmistus tol ajal saatma Lähis-Idasse 3000 kuni 4000 sõdurit. Just nimelt selleks, et suurendada tulevaste operatsioonide võimekust piirkonnas. Samal ajal teatas Associated Press, et 1000 Ameerika sõjaväelased olid juba teel piirkonda, sealhulgas merejalaväelased ja üksused, kes on välja õppinud vaenulikesse piirkondadesse sisenemiseks. Seega, kui räägitakse vägede liikumisest Iraani suunas, siis see pole fantaasia, vaid konkreetne jõu koondamine konflikti ümber. See liikumine sai veelgi suurema kaalu, kui lennukikandja USS Gerald R. Ford sisenes Punasesse merre. SN News teatas pühapäeval 19. aprillil, et laev tegutseb juba Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse vastutusalas. Ta ei saabunud üksi, koos temaga tulid ka hävitajad ning väljaanne tõi esile, et Ford liitub nüüd teiste juba tegutsevate gruppidega, samal ajal kui 3. löögigrupp läheneb. Lihtsas keeles öeldes, Ameerika sõjamasin ei taandu, vaid koguneb konflikti lävele. See sobib täpselt selle kajastuse kõige tugevama joonega. Hiljutine paus oli palju enam jõudude ümberpaigutamine kui kriisi lõpetamine. Samal ajal kinnitas Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus ametlikult 11. aprillil missiooni algust miinide puhastamiseks Hormuzi väinas. 2 Ameerika hävitajat alustasid operatsiooni ja juhtkond ise teatas, et alustas protsessi uue ohutu läbipääsu loomiseks. Ja et järgnevatel päevadel saadetakse kohale veel vahendeid, sealhulgas allveedroone. See aitab vastata küsimusele, kuidas. Ameerika Ühendriigid hõivavad mereruumi, piiravad Iraani manööverdamisvabadust ja loovad samm-sammult operatiivset kohalolekut, mis suudab toetada nii majandussurvet kui ka karmimat sõjalist tegevust. Aga Iraani poolelt oli vastus taas vastasseisuline. Reuters teatas, et India kutsus välja Iraani suursaadiku ja avaldas sügavat muret pärast rünnakut 2 India lipu all sõitva laeva vastu, mis üritasid Hormuzi väina ületada. Üks neist tuvastati kui Sanmar Harald. See ei ole tühjasi. Kui teiste riikide kaubalaevad hakkavad pihta saama, ei ole kriis enam ainult kahepoolne, vaid muutub avalikuks ohuks kaubandusele, naftale ja rahvusvahelisele julgeolekule. Iraani režiim püüab seda mereteed hoovana kasutada, kuid iga rünnak suurendab nende isoleeritust ja tugevdab ameeriklaste väidet, et väina peaks kontrollima mõni teine jõud. Selle stsenaariumi juures on veel üks otsustav tegur. Tunne, et režiimi sees on lõhe. Materjali põhjal on arusaam, et revolutsiooniline kaardivägi läks avaliku konflikti diplomaatilise tiivaga, jõudes isegi selleni, et nad lükkasid tee taasavamise sõnumi ümber ja kohtlesid välisministrit kui tegelast, kellel puudub tegelik võim. See koos sellega, et Hormuzi sulgemine taastati kiiresti pärast reedel välja kuulutatud taasavamist, tugevdab muljet, et Teheranis üritab samal ajal käske jagada rohkem kui üks võimukeskus. Reuters kinnitas ülemineku ajutist avamist 17. aprillil ning märkis ka, et Iraan hoiatas, et võib kõik uuesti sulgeda, kui Ameerika mereblokaad jätkub. Praegu näeme täpselt seda. Üks sõnavõtt pingete leevendamiseks ja teine tegu olukorra selgeks tegemiseks.
Tegelikult viis see segu Ameerika blokaadist ja Iraani provokatsioonist olukorra pühapäeval uuele tasemele. Reuters teatas, et Ameerika Ühendriigid tulistasid Iraani lipu all sõitva kaubalaeva pihta ja võtsid selle täielikult oma kontrolli alla. Sellel esmaspäeval teatas sama agentuur, et Ameerika merejalaväelased laskusid helikopteritelt, et laeva pardale minna, samal ajal kui Teheran lubas kättemaksu ja keeldus hetkel uutest rahuläbirääkimistest. See punkt on väga oluline, sest näitab, et kriis on juba lahkunud hoiatuse faasist ja jõudnud otsese vastasseisu faasi, kus on kaasatud väed, relvastatud pardaleminek ja avalik jõudemonstratsioon. Oluline on ka majanduslik tegur. Seetõttu reageeris turg kohe pärast uut kinnipidamist ja uusi relvarahu ohte nafta tugeva hinnatõusuga. Seega ka Ameerika eskalatsiooni põhjused on sellega seotud. Washington soovib takistada Iraani režiimil kasutada Hormuzi väina maailma survestamiseks ning samal ajal näidata, et mereline väljapressimine toob kaasa sõjalise vastuse. Teine punkt, mis sellesse loogikasse sobib, on Donald Trumpi käitumine. Mitte tingimata rahu kuulutamiseks, vaid selleks, et suruda vastane maksimaalse surve all valiku ette. Reuters teatas selle esmaspäeval, et relvarahu näib olevat ohus. Iraan keeldub praegu uutest läbirääkimistest ning Ameerika Ühendriikide blokaad on jätkuvalt peamine takistus igasugustele kõnelustele Islaamias. Teisisõnu, diplomaatiline rinne on ummikus ja sõjaline pool kogub jõudu. Kui diplomaatia takerdub ja laevad saabuvad endiselt, ei ole see sõnum kergendusest, vaid ettevalmistusest. Lõppkokkuvõttes saadavad Ameerika Ühendriigid vägesid ja sõjalist jõudu Iraani suunas, ümbritsedes seda üha tihedamalt sõdurite, merejalaväelaste, lennukikandjate, hävitajate, mereblokaadi, miinitõrjeoperatsioonide ja laevade hõivamisega. Relvarahu on muutunud ümberpaigutamise ajaks ja Iraani režiim, rünnates laevu ja taas Hormuzi väina süüdates, aitab õigustada veelgi suuremat vastust. Kui Teheran jätkab selle provokatsiooniga, on järgmine faas kindlasti palju karmim kui praegune.